Kätte oli jõudnud Tšehhi võistluste teine ehk finaalide päev. Kogu meeskond oli ilusasti rivis ning valmis vastastele julgelt konkurentsi pakkuma. Kui mina sain 8-aastaseks, siis ma kogusin sünnipäevarahad kokku ja ostsin oma esimese auto. Ja sellega ma hakkasin siis sõitma ja nii siis ma olen sellega praegu siia jõudnud. Et praegu Väike-Maarja etappidest ma juhin seda, et üks etapp on meil jäänud, et eks siis näeb, mis koha ma saan. Näiteks kui võrrelda vaipa, siis seal Väike-Maarjas peab see vaip natuke rohkem kui siin. Ja siis sirged on ka siin ikka tunduvalt pikemad. Mulle meeldib väga autos, et kui ma sünnist saati olen kogu aeg vaadanud neid autosid ja siis esimese auto ma saingi siukse pisikese losi. Sellega ma harjutasingi ja siis tuli see enne sünnipäeva sain selle väikse losi ja siis sünnipäeval ostsin selle RCR-i pagi tagapöörlise. Kuidas teil on terve pere sport läks? Ja Lätis oli niimoodi, et ema tõstis, isa remontis ja mina sõitsin. Kuidas esimene sõit läks? Hästi, ma võitsin, aga need natuke need lätlased või osad 2 tükki läksid ilusti mööda, aga teised sõitsid nagu ümber, et kuigi ma olin liider, aga nad ei oleks nii tohtinud, aga nii igal võistlusel juhtub. Karl oli kiirem, aga praegu hoogu on. Vaatame, äkki panen veits juurde. Tip-top. Selle autoga nüüd kvalifitseerusid? Jaa, ma sain tehnilisest läbi. Vaadati küll rehvi kahtlasin näoga, aga öeldi lõpuks ikkagi, et see tegu on õige rehviga ja võib sõita. Mul on 4-5 minutit veel närvipinget ja siis saab rajale see. Vaatame, kuidas tuleb. Küll ta tulema peab. Läheb nii, nagu on ette nähtud. Läks päris hästi. Jah, esimesest eelsõidust esimene võit kohe. Ajaliselt ka tegelikult ikka päris tugev, kus sa sõitsid 14-1, siis teistel oli 14-5 ja 6. Jah, aga möödumist oli ka palju ja kõik läks õnneks, et ühegi möödumisega mingi täpardust ei olnud. Oli õnne ja ega ise peab ka täpselt sõitma, et muidu ei saagi. Siin ei tööta auto. Hommik vara ei saanud ennast käima ja lisaks pukis see koht, kus ma eile harjutasin, see oli võetud. Ma pidin olema teisel pool otsas ja see võib tunduda veider, aga see rada näeb tegelikult natukene erinev välja sõltuvalt sellest, kus seisad. Ja teine asi, ühesõnaga ma ei saanud alguses endal sõitu käima, lõpp läks juba päris okeilt. Ja teine mure oli see, et värske rehv ei pidanud kohe. Ei pidanud selle puidust osa peal ja eks sealt tuli eksimusi sisse. Vabandusi ei otsi, aga ma loodan, et järgmine tuleb parem. Sõita saab ju iseenesest oma jagu veel. Jaa, sõita on kvalifikatsioon on veel 2 tükki, siis otsustatakse ära, et kus finaalis see paikneb ja siis on veel 3 finaali. Tõeline võidusõit läheb lahti ikkagi finaalides. Peale enda sõitu on igal võistlejal kohustus minna rajamehaanikuks, mis ei tähenda seda, et sa hakkad kellegi autot remontima seal raja peal, vaid see tähendab lihtsalt seda, et kui keegi läheb sinu sektoris ümber, sa aitad ta võimalikult kiiresti ratastele ja saab edasi sõita. Mul on jumala sama sellist kõigest. Mis sa nüüd teed? Keeran esirataste lahku jooksu õigeks ja sellel autol siis on pool kraadi. Ongi kõik, väga lihtne. See on siuke tavapärane asi, mida võistlust tegevust teha? Jaa, see mõjutab seda auto esiotsa käitumist, aga Rando on 100 korda targem kui mina. Ma lihtsalt keeran edasi-tagasi, aga ta võib rääkida sulle tundide viisi, mis ma siin teen. Panin suured rehvid alla, tegelikult nendega on, selles klassis on niimoodi, et peaks sõitma võimalikult väsinud rehviga, et need, mis siin all on,
on tegelikult nagu toorikud. Mitte väsinud, vaid õigemini need treitaks väiksemaks. Ehk põhimõtteliselt ostab poest uue rehvi ja siis kogu sellest ressursist treid ära umbes 3/4. Ja siis sõidad selle viimasega ja see on nagu väga hea. Kui sa vähemalt korra rajale saad, siis on sul A-finaali koht olemas. Ja kui ma A-finaali saan, siis on mul potentsiaal olla nagu numbriliselt kõige parem eestlane. Et selles mõttes tasub sõita klassi, kus on vähe osale. Märten, tule tee seda. So marshals, please. Tegelikult jumal tänatud, et ma stardis olen, sellepärast, et muidu peaks mõni tšehh viimane olema, et kõik on väga hästi. Vähemalt 8 kohta kiirustatud oli. Jaa, mis tähendab seda, et ma vist juba olen kõige kiirema kvalifikatsiooni tulemusega praegu. No kuidas sul? Rabedalt surusin rohkem kui eelmises korras. Ühega kogu aeg võedi Eelmise sõidu sõitsin raja keskel, et kuskilt ei üritanudki midagi, aga nüüd proovisin suruda, nüüd tuli vigu ka rohkem. Aga eks proovime. Mootor on toredasti soe. Suurepärane tee tulemus. Kuule, ei ole viga, natuke parandasin ka, nii et koht on sama. Väga hästi, paneme edasi. Tundus, et peale töö tegemise on elus veel midagi. Ja kogemata avastasin selle ala, enne ei teadnud sellest mitte midagi. Ja hakkas meeldima. Kohe. Osad alustavad siin ikka noores vanuses. No ütleme nii, et mul see sünniaasta on lihtsalt väga vale. Et oleks võinud alustada tõesti äkki 30 aastat varem või? Nagu näiteks Karl. Aga siis olid natuke teised ajad ja siis selliseid autosid ei olnud meie riigis. Esimene välisvõistlus või? Pagiga küll, aga selle ringraja autoga on korra Soomes käis. Ja see oli ka väga hea, nii et hoopis teine tase, nii et. Ja seltskond on ka vägev, nii et juba selle pärast tasub tulla. Sügaval nõukogude ajal esimesed sammud sai tehtud, see aasta võis olla ikka 80 äkki 5 või kuskile sinna kanti. Ehk siis see oli algkoolis, kui ma käisin. Raadiomodelismi juurde ka kuskil 80-ndate lõpus, kuskil 80-ndate lõpus ka. Ja siis hakati ka, tehti ise nullist autod, siis nii-öelda need pannikad, 1.12 kerega. Need sai samamoodi, ise nullist tehtud kõik ja siis nendega sai alustatud. Siis selliseid, nagu täna on need tooringud, 4-veduseid ei eksisteerinud veel. Need tulid nagu tunduvalt hiljem. Välisvõistlusel ma olen käinud päris palju Soomes sõitmas viimasel aastal. Seal sõidetakse 21,5 kindla mootoriga. Seal ma olen Soome meistrivõistluse sarja arvestuses hetkel 4. positsioonil. Ja sõidan ka Soomes Pro-Stock klassi, kus kasutatakse 13,5 mootorid, kindlad mootorid. Ja seal ma olen hetkeseisuga 9. positsioonil. Eesti tulemustega on praegult niimoodi, et hetkeseisuga ma olen Eesti karikasarja juba võitnud punktidega, kuigi üks osavõistlus on veel jäänud. Ja võitnud olen ma Eesti karikasarja siis viimased äkki 4 aastat juba järjest. Kvalifikatsioonid on lõppenud, et nüüd ootame oma finaale. Veel ei ole küll finaalid väljas, aga me juba põhimõtteliselt teame, kus me oleme. Kõige parema tulemuse siis sõitis meist vist Viljar, kes sai A-finaali 9. Mina olen küll teises klassis A-finaali 8, aga see on ühtlasi ka viimane. Siis väga paljud kvalifitseerusid B-finaali veel Stock-klassis. Karl sai B-finaali Pagis, Viljar oli Pagis C-finaalis, mina olen Pagis D-finaalis, Einar on tõenäoliselt E-finaalis. Ja Risto sai ka, Stockis sai B-sse ja Modis sai vist C-sse, kui ma nüüd õigesti mäletan. Nagu üldine tase on see, et me oleme pigem keskel või pigem eespool. Ainsa erandina vist mina pannikas, aga selle autoga ma ei ole ka veel sõbraks saanud üldse. Et
et selles mõttes võib vist öelda, et kui me käisime novembris, siis tänase reisi üks suur eesmärk oligi see, et me näeme, et kuidas meie oleme nüüd nagu arenenud, et nüüd kui meil on reaalselt trenni võimalused Saue ja Väike-Maarja näol olemas, et kuhu me siis jõudnud oleme. Karm tõde on muidugi see, et kui me enne olime keskel, siis me oleme ka täna suhteliselt keskel. Aga vist võib öelda, et üldine tase on ka siin tõusnud, et selles mõttes, et me oleme täpselt nii kaugel poodiumist, et kui kellelgi midagi peaks juhtuma, siis me oleme kohe seda küsimas, aga mitte veel päris konkurentsis. Tuli ja pani labudaga selja taga. Noh, 8. koht käes. 7. vist isegi. Ma ei vaadanud küll tulemusi, aga võidusõit ei käi ainult esimeste kohtade peale. Võidusõit käib ka 8., 9. ja 37. koha peal. Oluline startlik osavõtt. Ja tegelikult mul on hullult hea meel selles mõttes, et ma sain autoga sõbraks, et enam ei olnud niimoodi, et ma pidin temaga võitlema, vaid nüüd ma sain juba sõita ja tänu sellele õnnestus siis tõusta, ma ei tea, 1 või 2 kohta ettega. No näed, tuli ju. Kuidas oli? Pingeline. Kõrvalkutt värises nii palju, et mul hakkasid ka jalad värisema. Ühe ringi parandasid aegagi. Sai 16. Photography classes up next door on Road Record. Been outside. Been outside. Kolmas jah, aga tegelikult oleks pidanud olema eespool. Kõige suurem mure oli see, et ma ei saanud mitte meetritki autoga sõita alguses, mul olid uued rehvid all. Mul polnud õrna aimu, kuidas nad käituvad ja nad käitusid natuke paremini, kui enne on uued rehvid käitunud, sellepärast ma sõitsin nagu esimese koha sõitjale tagant otsa ja keerasin ennast katusele ja sealt viimaseks. Aga kui ma enne ütlesin, ma olen selles finaalis, mis ma olen välja teinud, siis praegu ma saan aru, et tegelikult mul oleks nagu kiirust ka eelmise finaali jaoks, aga tulemus seda ei kajasta. Eks ma parandasin eelnevaga võrreldes, kuna start ju. Tegelikult see asi ei ole üldse nii lihtne. Sujuvalt võitsin sõidu, aga tegelikult olen ma praegusel momendil siis 21. Ja see 21. koht ei ole ka üldse mitte veel käes. Et kui ma järgmine sõit suudan uuesti võita, siis on see 21 käes. Ühesõnaga, sul on ikkagi 3 sõitu, finaalsõitu ja siis kuidagi pannakse jah, aga kui ma teises sõidus suudan ka ära võita, siis on juba korras. Siis võib põhimõtteliselt 3. minemata jätta. Ilus lükkasi maatsikad ja penaltit tead saada. 3. ja 4. mehe koha lükkasid sinna unnikusse, esimesest teisest sõitsid siin mööda. 18 ringi, üle sekundi ringi ja...
Need nurgad on kõik lahti. Põrinal sõitis auto. Sa panid ennem täiega autoga mulle vastu seda kuradi kaamerat. Ühesõnaga ei läinud just liiga hästi, aga me ei läinudki liiga hästi. Järgmine kord on ka vähem. Siin mulle nagu peteti, et oli kolmas viimases, siis oli hoopis teine. Ja võrdsed nagu sõidud, aga parem tulemus oli tal. No see on hea, siis on ju arenguruumi veel ju. Ikka. Lõpuks ometi. Päevale ikka väga mõnus lõpp. Nüüd võib rahule jääda. Tegelikult tahaks õlle lahti teha, aga ma just pean hakkama koju sõitma. Aga lõplikku tulemust ei tea, nii? Lõplikku tulemust ei tea, tõenäoliselt see on kuskil oma finaali 3.-4, midagi sellist, aga eks see sõltub hästi palju sellest, kuidas teistel läks, ja ma ei ole seda jälginud. No väike rike, jah? Jah, kõik oli juba hea, aga väike apsakas tuli lihtsalt sisse ja puudutasin korra seina ja kõik tagune ratas tuli alt ära. Auto läks katki, pidu läbi. Aga lõpptulemus, mis sa arvad, mis jäi? Ei tea, kukkusin vist. Midagi 25-30 vahepeal. Ei ole hullu, teeme korda ja sõidame jälle edasi. Üks sõitis... Kaasvõistleja sõitis tagant nii-öelda otsa ja amordivarras murdus alt pooleks. Pani täpselt 10. Almost all marshals, I need the floor. Risto Hauk, marshal. Ütleme, et võtta vaiksemalt, siis ta ei toimi. Siis ta hakkab mujal jaab tulema. Midagi on katki. Pool asja on pooleks, näeb. Üks ratas ei käi ringi. No teise koha pealt, kahju küll. Mul 12 kohta kirjas, et äkki see ongi kokkuvõttes teise koha, nii et väga hull vast ei ole.